Vana rehealusega jälle võrrelda. Eks ole. Ja Soros andis meile raha. Ja, nii palju kui tal lahtist raha kaasas oli, nii palju andis, selle saime kõik ja selle raha eest ma üürisin ka need ruumid. Aga ta ütles, et ta on kodus veel ja ta annab meile veel. Mitmele ma täna katan? Koos külalisega 8. Ja, nii et meie omad on kõik, jah? Maäärat ei ole. Ta ütles, kuidas sigu tapetud ja müüdud ei saasta, täna ei tule. Kes siis kuuse toob? Mis kuuse? Möödunud aastal ta tõi jõulupuu. Mina ei saa aru, Marki. Ühest küljest me lähme nagu Euroopasse, aga samal ajal toome elusa puu metsast tuppa nagu paganad. Kogu Euroopa toob. Kuusk on ilus ainult metsas. Pole viga. Ehime ära, läheb ka siin ilusaks. Kui ta vähemalt helistaks. Kas ta meie uut numbrit teab? Ei tea. Aga teda ei saa ju maalt kätte. Kahju. Kahju, et vana numbrit alles ei jätnud. Nii on väga hea. Kui kogu aeg usaldustelefoni küsiti, see ei olnud ka elu. Marki! Jaha. Kas järgmine on 100 klubi õhtu? Jaa. Selle auks võiks klubile osta niisuguse noa, mis lõikas. Tuleta pärast juhatuses meelde. Pärast. Süüa tahate praegu. M-klubi kuuleb. Ei. See ei ole see maja. Siin ei ole ühtegi naist. Põhimõtteliselt mitte kunagi. Ei. Tellida ka ei saa. Te eksisite numbriga. Vabandust? Ei. Palun. Kellega sa nii viisakalt rääkisid? On üks maailmajagu, ma ei hakka seda enam nimetama, kus ükskõik kellega räägitakse viisakalt. Milord? Mis on? Mis numbri nad sulle andsid? Nad ei andnud mulle midagi, nad jätsid selle, mis siin enne oli. Siin oli enne siis lõbumaja või? Ei või olla. Inimene eksis lihtsalt numbriga. Tunnista üles, sa üürisid kalli raha eest vana lõbumajas. Ära levita kuulujutte, tee parem midagi. Minul on kuuseehted kaasas, kus ma ära on. Ehk tal on nii palju talupojameistust, et ta ei too seda kuuske. Nii väike. Just paras. Liiga suur. Sähke ja söögest saasta. No, mees. Mina pean iga aasta teile kuuske tassima, mul on mets lage varsti. No minul pole üldse metsa, kah pean elama. Aga mis te kraaksute siin täitsa paras? Laadna, ega mul ka ju ei ole. Vanu Eesti kombeid peab täitma. Oot. See ei ole nüüd küll mitte mingi vana Eesti komme. Esimene jõulupuu ehiti aastal 1605 ja seda tegid sakslased. Umbes 150 aastat tagasi jõudis esimene jõulupuu Eestisse ja selle ehtisid ka suure tõenäosusega samuti sakslased. Näiteks 100 aastat tagasi oli meie talutarres jõulupuu veel täielik euroüllatus. Mina oled see meie kõige targem siin. Kõige hullem on see, et keskkond hävib. Maanteed on palgikoormaid täis. Inimesed müüvad ja joovad oma metsa maha. Las joovad, aga rahvuslik mälu läheb. See on palju hullem. Rootslane, kurat. Itaallane, kurat. Nad kakuvad ju, kurat, maast selle puu välja, mille taga minu vanaisa, kurat, metsavend oli. Saastad teevad endal sellest puukasti ja panevad vesimarratsi sisse ja magavad seal, kuradi loomad. 4 kuradit, 2 koidulat. No, mis see kassikuld on sinu meelest parem kui tahmane Eesti tare või mis? Sa ju tead, kes meil siin kõik käivad. Kes käivad? Ära kutsu siis neid printse ja miljonäre ja tenoreid ja mis nad sul on. Ma ütlesin sulle algusest peale, kutsu Schumacher. See mees räägiks. See luuletaja või? Schumann on luuletaja. Mis luule? Eks luuletaja meil Schumacher. Schumacher, ma räägin, tola. Vormeli maailmameister. Schumacher või? Ma ütkot sati pealt nägin, kuidas ta rääkis. Veel kiiremini kui sõitis. Puha saksa keeles. Ma seal mitte üheski sõnast aru. Kas sa siis oskad saksa keelt? Mina ei oska mitte ühtegi kuradi keelt. Kus see Marki on nüüd siis? Ei tea, oli alles siin just hetk tagasi. Kuule, äkki kutsuski Schumacher, jah? Ta on ju meil nii üllatusi täis. Ma ilma asjad hakkasin õiendama. Kes see süüa teeb täna? Mis?
Marssal. Sinu eelmine supp tuli mulle meelde. Väga hea verikapsa supp. Nii jälki suppi ma pole ennem söönud. maitse üle avalikult nuriseda ei ole Euroopa traditsioon. Ma ei saa pärast seda üleüldse enam suppi süüa. Ükskõik kui liberaalsed me ei ole, minu meelest tuleks Hiina toidud meie klubis lihtsalt ära keelata. Lihtsalt ära keelata. Ja siit edasi on üks samm ainult raamatute põletamiseni, nii et... Kes sind siis nüüd sõnavõtuks registreeris? Mehed, ärge nüüd jumala. Ma oleks selle verikapsa asemel midagi muud teinud, aga ma ei saanud, kõik head asjad olid juba tehtud. Lõpetame ära selle kombe, et teist korda ei tohi teha ja peab olema M-tähega. Lõpetame ära. Mida sa täna teed? Kui mul oleks korralik nuga, siis ma teeks korraliku merluusa. Mis see on? Tursaaraguu. No, see on vähemalt Norra toit. See on Kuuba toit. Kuulge mehed, mis mõte me klubil üldse on, kui me kogu aeg teeme Aasia toite? Järgmine kord teen mina, siis sööme Eesti toitu. Tapsid oma sead ära? Jaa. Ise tapsid? Jaa. Mis on? Sa ütlesid, et sul on 40 siga. Ja sa tood klubile ühe, ma ei tea, mis ühik see oli, känsakas see ei olnud. See oli kild. Ega ma siis kõiki sigu ära ei tapka. Mitu sa tapsid? 39. Ei ole ilus. Ruumid lähevad ilusamaks, inimesed lähevad koledamaks. Ja ruumid lähevad ilusamaks. Ma ei oleks muidu siia üldse täna tulnudki. Sina ei oleks tulnud? Jaa. Mul hommikust saadik kuskilt pistab. Mina tulin hommikul Londonist, öösel sõidan kohe tagasi. Londonis, mis seal on? Muru 95, iga aasta konverents. Iga aasta? IGA, International Grass Association, IGA. Me arutame seal Euroopa muru küsimusi. Nüüd talvel. Muru ei küsi aasta eest. Muru lihtsalt kasvab. Minu arvates on see muru 95 juba lume all. Me arutame seal tulevikku. Minu ettekande teema oli Eesti muru aastal 2000. 2000? Kas siis Eestitki enam on? Kus see Eesti kaob? Me ei tea midagi. Sa tead, mis praegu Venemaal toimub? Muru ei küsi poliitikast. Tema lihtsalt kasvab. Oi, ma arvan, et aastal 2000 ei kasva siin enam mitte midagi. Muru kasvab. Ma juba näen seda. Ma näen, kuidas Vene kirsa tallab seda Eesti muru. Kuule, ma olen ammu su käest tahtnud küsida, et tead, sa tegeled selle muruga. No? Ütle mulle ausalt, ega sa neid muru eidet tütreid näinud ka ei ole? No, ma räägin nii teoreetiliselt. M-klubi. Ja, mis neil mureks? Mis neil mureks? Ah, tahate meile tööle tulla? Ja, mida te oskate? Kõiki oskate. Vaadake, neiu, meil on niisugune klubi nagu M-klubi. See on meeste klubi, nii et kui te majapidamist tõid... Te ei kujuta teist elukutset endale ette või? Ei, ma ei tea, ma ei oska öelda. Te peaksite meie ülemusega rääkima. Ta just oli natuke aega tagasi siin. No helistage üks veerand tonni pärast. Mida sina siin vaatad? Näite. Milleks? Kui sa mäletad, on meil reegel, et naised me jätame klubist välja. Ma jätangi ju. Näite. Milleks? Ja kui see ongi naine, mis siis? Mis ma ei võiks vaadata teda? Vaata, klubi on vaimne ühendus. See nõuab pidevalt enese täiendamist. Seda ei saa teha poolikult. See vajab keskendumist. Näite. Mis ta nimi on? Juba. Sinu sea nimi on Ljuba. See on vene nimi. Sigadel ei ole rahvust.
aga iga rahva hulgas on sigu. Mul on tõesti nii, et ma teen väga harva nalja, aga siis tuleb ka võimsalt. Noh, tapsid juba ära ja nüüd kahju. Sina ei saa aru sellest. Kuule, mul on sulle üks palve, sa nagu rohkem kirjaoskaja. Mis mina rohkem kui teised? No sa ikka luuletad ja... Mis jutt see on? Ma ei tea. No jaa, kui sa tead. Aga ära teistele räägi. Loomulikult. Tead, asi on lihtsalt selles, et ma pean järgmisel nädalal juubelikõne, kus ma võtan kokku, mis meie klubi on selle 100 nädala jooksul saavutanud, kes me olime ja kuhu me oleme jõudnud. Ja mul on kõnes üks niisugune koht, kus oleks ilus öelda, et ehk, nagu ütleb luuletaja, noh, teha niisugune elegantne üleminek. Aga ma vaatasin, meie luuletajatel ei ole ühtegi salmi, kus oleks M-klubist ja klubist üldse. Tahad, et ma teen luuletuse? Jaa. Kui pikka sa tahad? Ei, no, pikk ei ole tarvis. Peas, et oleks ilus riim ja et klubi mõte tuleks välja. Ma arvan, et paar rida. Ma teen 4. Väga hea. Meel, keel, teel. Mis teie siin teete? Mis sa ei näe? Ei, aga see on hea küsimus. Kas sa ise saad ikka aru, mis sa teed praegu? Kuuskehin. Seda küll, aga mis see tähendab? No kuuskehin, mis see tähendama peab? Aga mida kuusk sinule tähendab? Mille sümbol kuusk sinule on? Kuusk on kuuse sümbol. Just. Ja kas sa pole kunagi mõelnud, miks kuusk on puu? Miks kuusk on puu? Just. Sellepärast, et kuusk asendab meile seda maailmapuu kujundit. Maailmapuud, mis oli kõikidel rahvastel, ka meile eestlastel, ainult et me oleme selle ära unustanud. Või mis täpsemalt öeldes moondus keskajal arbor inversaks ümber pööratud puuks. Puu, mis kasvab taevast maa peale. Just nimelt, mõistad, juured on taevas, aga latv on maas. Me kõik teame, et muidugi vahepeal see maailmasammas sümboliseeris Kristust, ehk sidet taevase ja maise vahel. Aga selle kõige iidsem tähendus on ikkagi see, et eelkõige inimene enda mikrokosmosega ja maailm enda megakosmosega, nad on omavahel seotud maailma puu kaudu. Mõistad, eks ole huvitav? Nüüd sa vähemalt tead, mida sa teed. Kuule, sa oled nii tark mees, ma olen ammu su käest tahtnud küsida. Jah. Ega sa natuke loll ei ole? Kah hea küsimus. Kuule, sa oled vist ise loll. No mis on? Miks sul kuuse otsas viisnurk on? See on täht. Jah, Kremli täht. See on tavaline täht. Kuule, minul on ükskõik, aga kui maahärra saab teada, et sul Eesti kuuse otsas Vene viisnurk on. Tead, sa oled ise üks Vene viisnurk. Euroopa Liidu lipul on ka 12 tähte, mis sa mõtled, et on Vene viisnurga. Muidugi on. Need on ju SRÜ viisnurga. Endised liiduvabariigid, 12 tükki ilma Eesti, Läti ja Leeduta. No, eurolipp ongi ju varjatud Vene lipp. Nad näitasid sellega, mis Venemaal juhtuma hakkavad, nad nägid seda kõike ette. Kes? Naad! Ära küsi, maailm on natuke keerulisem. Oh, kurat! Või viisnurk jälle väljas. See on tavaline täht, ma räägin. Kui sa oled Eesti mees, tead, ja meil on Eesti meeste klubi, siis tead, korista ära see täht, kurat. Tead, ma ütlen sulle, tead, mis sa paned, tead, Taaveti täht, tead, seal on 6 nurka. Tead, mis pange O täht, seal ei ole ühtegi nurka. Kuula. M-klubis valitsevaks on mehe meel. Siin purustatakse kõik tõkked teel. Ent tunneb iga mees siin nagu kala veel. Ta kauaks meie päevadesse jääb veel. No, niisugune tuli.
täitsa olemas, täiesti olemas. Ainult, et mul on kõnes niisugune koht, kus ma räägin konkreetselt enda panusest, lühidalt muidugi. Ja oleks tore, kui seal oleks niisugune riim, et markii. Markiile on väga raske riimi leida. Markiile on paganama raske riimi leida. Ma mõtlen ka. Ma mõtlen. Markii kikeriki. Markii kikeriki. Esprit. No vot, eelmine kord ma rääkisin teile Marokost. Marokost purjetame edasi, tuleb Mauritaania. Seal teeme kindla peale peatuse. Sest mida meie Mauritaaniast teame? Mida tead sina maahärra näiteks Mauritaaniast? Mina tean, ma olen käinud. Muidu on täpselt nagu Eesti mere ääres 1,5 miljonit elanikku, 3% elanikest elab pealinnas. Ainult, et Mauritaania on 20 korda suurem kui Eesti. Ja seal ei ela mitte eestlased ja mitte eestlased, vaid maurid. Maurid on ka mitte eestlased. Ei ole. Kes nad on sul siis? Venelased on mitte eestlased. Maurid on siis eestlased või? Jah. Mauri naised, oi. Mauritaaniast ma võin lõpmatuseni rääkida. Ma ei tea, mul ei istu täna see mäng üldse, kuule. Mul on jalad hommikust peale nii valus, et ma arvan, et see on podagra. Mis sa arvad, kas mul võib olla podagra või? Ma ei tea, sinu vanuses võib-olla tõesti. Ära jama, mul ei saa olla podagrat. Mul pole suguseltsis kellelgi olnud podagra. Vilet suguselts. Ma tegelikult tean, mis mul on tegelikult see oblitereeriv endarteniit. Kartan. Mis sa arvad, kas jalavännid aitavad või prooviks hormoonravi? Tead, üks sõber soovitas mulle testosteroon propionaati, aga ma tõesti ei tea. Ma tean, mis aitab. Nii-öelda Euroopa mudel. Heidad õhtul vara magama, korralikult sööd iga päev, Kuule, ära aja jama. Ei suitseta, ühesõnaga loomulik eluviis. Kuule, ma arvasin, et sa räägid nagu sõber, sa räägid nagu arst. Anna Marki, ma teen ka ühe partii. Geniaalne riim. Marki, partii. Mis sa teed? Mul on üks veel parem riim. Marki preservatiiv. Ma saan väga hea riim. Mul on valmis. Marki, partii. Kuula. Kui Koitu kuulutab kikerikii, meil kõigepealt meenub Markii, tema suur nõudlikkus ja esprit, eks see meid ju edasi vii. Minu luule on üldiselt vaoshoitum pasteelsemates toonides, aga kuna siin on tegemist tellimustööga, siis... Väga. Mina luulendan üldiselt oma lootuselamusi, nii et... Väga hästi sobib. Kui ma ütlen oma kõnes nii, et meie saavutused Eesti mehe ümberkujundamisel ei oleks nii suured, kui M-klubi poleks targalt juhitud. Ehk nagu ütleb luuletaja, siis tuleb see kikeriki. Mis saavutustest sa räägid? No, kõigist. Meil ei ole ju mingeid saavutusi. No, kuidas ei ole? Minul küll ei ole. Sinul võib-olla ei ole, aga sa tulete meelde, missugune oli mõni mees alguses ja missugune on ta praegu. Kas või maahärra. Mäletad, aasta tagasi ta ei osanud oma käsigi kuhugile panna. Aga nüüd on ta härra. Mehed, tulge teeme tabeli ära. Sul on jälle mingi jäts ja... Sa ei taha jätsu, ma näen. Pane mingi Eesti lugu. Pane mõni Eesti lugu. Ma siis ei pane jätsu.
ikka mängib juba, lähme nüüd. Ei, no nad teevad juba tabelit ju. Annad alla või? No jaa, küll kiire lõppmäng. Kes siin laulab? Queen. Pidi M-tähega olema ju. See ongi Freddie Mercury. Nii. Kellest me alustame? Milord? Kus on Milord? Oi, vabandage härrased, mis on? Räägi, mis sa sellest loost arvad? Ma eelmine kord olin ju esimene. Hea küll. Monseigneur. No, mis? Kiire lõppmäng, 7-0. Ei, lugu mulle päris meeldis, aga see ei ole uus lugu, see on, ma olen enne kuulnud seda. Oota, aga meil ei peagi olema uus lugu, igaüks toob seda, mis talle meeldib. 2 punkti. Miks ainult 2, kui meeldis? No, lugu oli pehme, jõuetu. Jah, 2 punkti. Härrased, lugu oli jõuetu, 2 punkti, aitäh. Nii, Milord. No mina olen muidugi vana, mina olen juba pensionil, mina alustasin koos Elvisega ja muidugi ma olen seda Queeni jälginud algusest peale. Ma mäletan 67. aastal, kui Brian ja Roger tegid selle Smile'i, seda taset nad ületanud ei ole, nii et minu poolt 1 punkt. Milordilt Merkurile 1 punkt. Marssal? Kui ma seda lugu kuulsin, siis mul tuli 1981. aasta meelde. Ma sõitsin kindral Vlassovi peal, siis teise tüürimehena. Me vedasime Lõuna-Ameerikasse linnasid Aseri tellist. Ja me olime just Santose sadamas ja väljas oli veebruar 35 kraadi. Me olime lossimise just lõpetanud. Ma küsisin mitte punkti. Ja kui äkki meie pompoliit Mark Isevski, tore mees, Udmurdi juut, tuli üks õhtu minu juurde, ma olin just kois pikali. Mitu punkti? 4 punkti ja ütles, et Sao Paulo staadionil on homme Queeni kontsert, et lähme. Jah, 4, jah. 4, aitäh. Majesteet. No, ma ütleksin, et see oli Queen nagu Queen ikka. Kusjuures ma jagan täielikult Elton Johni arvamust, kes ütleb, et see on Innuendo plaadi kõige parem lugu. Kõik oli sujuv ja suurejooneline, heas mõttes majesteetlik. Mulle see sobis. Aga ma ütlen teile ausalt, kui ma niisugust muusikat tahan kuulata, siis ma kuulan parema meelega Tšaikovskit. Ma ei mõista. Tšaikovski läheb mulle lihtsalt paremini peale. 1 punkt. Selge. Majesteedilt. Niisiis 1 punkt. Maaherra. Ma ei saanud aru, millest see lugu rääkis. Just, täpselt. Minu jutt. No kuulge mehed, no mis nüüd siis on? Kas ma nüüd hakkan teile subtiitreid lauludele alla panema? Ei, no ma tahan lihtsalt aru saada. Kui mingi lugu on, ma tahan aru saada, millest teil juttu on. Eks ole? Mis show? Kuhu ta peab minema? Ei. Nii et tekst viisi vastu mul ei ole midagi. Kui Rammi kvartett seda laulaks, ma kuulaks hea meelega, aga nüüd üle 2 punkti ma ei anna. Selge, maaherra 2 punkti. Marki? 5 punkti. Ja ma ütlen ka miks. See on Euroopa lugu. The show must go on. Ühes lauses on korraga kogu see protestantlik edasipüüdlik vaim sees. Ja kui
kuulasin seda lugu, siis ma lausa füüsiliselt tundsin, et laulab eurooplane. Freddie Mercury on Tansaanias sündinud. Tõsi või? Tähendab, mis ma ütlesin? Viis punkti. Viis on tõesti võib-olla liiga palju. Ma ütlen 4. Oot, ma ei saa nüüd aru, kas 4, 5, 8 on palju siis? Ma ütlen 3 siis. 3 punkti markiit. Ja Freddie Mercury keskmine hinne on 2,17 punkti ja läheb teiseks. Kuule, sinu prantslane on nüüd väljas. Mozart on ikka esimene. Küll rokivad sellega välja. Mozart on 100 aasta pärast ka esimene. Mehed, auto tuli. Kõik lauda. Rat, kui tuleb Schumacher, ma lähen lolliks peast. Rahu. Anna mina loen. See on saksa keeles. Loe kõvasti. Mit herzlichem Gruß und unveränderter Freundschaft Ihnen Örgemönster, Michael Schumacher. Mis ta ütles? Südamliku tervituse ja muutumatu sõprusega teie alandlik... Mis ta nimi oligi? Ferrari ei lase teda ära.